Nii, aeg on teha siis järgmine nädala ülevaade ja käime põgusalt üle siis ka uudised. Et uudistesse sisse otseselt vaatama ei hakka, aga vaatame ära siis need olulisemad päevad, et millal meil midagi siis tõsisemat nii-öelda turgudel toimumas on. Ja vaadates siis MyFixBooki, Forex Factory vaatasin kärgi, et sama teema, esmaspäeval ei toimu meil mitte midagi. Ühtegi uudist esmaspäeval ei ole. Vähemalt punase kaustu uudiseid ei ole mitte ühtegi sugust olulist. Et ootaks siis turgu jätkama selle trendi, millega reedel lõpetati. Edasi teisipäeva peale on meil tulemas siis öösel siin esimesed GBP uudised ja tulemas siis Londoni sessiooni ajal järgnevad GBP uudised, unemployment rate, employment rate ehk siis töötusmäära uudised erinevad ja ka tulemas siis Saksamaalt Economic Sentiment Index. Edasi teisipäeva peale on siis tulemas New Yorgi sessiooni ajal CPI uudis. Teisipäeval siis tasub olla väga tähelepanelik turgudel. Et CPI uudis võib visata siis turgu väga agressiivselt. Et Trump tahab küll, et keskpangad siis intressimäärasid langetaksid, kuid keskpangad ise seda teha ei taha, et need on juba langetatud ja hetkel rohkem ei taheta langetada, kuid mingi plaan õhus on, et võib langetada, et mis annaks siis dollarile seda jõudu juurde, teeks dollari veel siis atraktiivsemaks. Et CPI teisipäeval tasub olla siis tähelepanelik selle osas. Lisaks tulemas inflatsioonimäära uudised, erinevad siis USA dollari kohta teisipäeval, et teisipäev väga volatiilne päev, ehk siis turud, eriti New Yorgi sessiooni ajal, võivad siis kihutada väga agressiivselt. Edasi, kolmapäeva kohta ei ole ka mitte ühtegi uudist. Vaatame korra Forex Factorisse ka. Kas Forex Factory peegeldab meil samasugust pilti või mitte. Näitab siin Austraalia dollarile punase kaustu uudist, mis on öösel meie magamise ajal. Muud mitte midagi olulist. Ehk et uudiste väljaanne siis nii-öelda klapib. Ja on meil siis järgmised uudised, olulised punase kaustu uudised on meil neljapäeval. Et see maikuu algus, esimene nii-öelda siis täisnädal, või teine täisnädal tuleb nüüd siis, et väga huvitav, et kahel päeval meil midagi erilist toimumas ei ole. Ja siis teisipäeval ja neljapäeval on sellised mõjusad suured päevad, et kus siis turg hüppab sinna ja tänna. Ja neljapäeval siis tulemas ka GBP kohta erinevad siis GDP growth rate uudised, mis näitab siis siseriiklikku majanduslikku tervist, et kuhu poole siis britid, Inglismaa liikumus on, et kuidas sealne majandus siis otseselt toimetab. Edasi meie aja järgi lõunapaiku siis tulemas employment change aastalõige ja kvartaalne ja siis Euroopa Keskpanga Guindose kõne. Et siin on siis terve euroala kohta. Et neljapäev siis nii GBP-le kui eurole väga mõjus päev. Ja edasi neljapäev ülejäänud kõik uudised on USA dollarile. Et jällegi neljapäev väga heitlik päev, et kus turg võib teha siis väga suuri ootamatuid lükkeid liigutusi. Ja on siis tulemas PPI uudis, erinevad töötusmäära uudised, retail sales ja Powelli kõne kõige selle tipuks ka veel. Et Powelli kõne võib siis loopida turgu, kus jumal juhatab. Ja viimaks siis reede peal meil eurole ja GBP-le midagi olulist ei peast olema. On siis ainukesed uudised siit veel New Yorgi sessiooni ajal, on siis USA dollarile. On siis ehituslubade uudised ja Michigan Consumer Sentiment, et need ka näitavad siis
USA tarbija käitumist, et kuidas siis tarbija rahakott on. Et kas ja kui palju uusi maju ehitatakse, planeeritakse ehitada, et kui turvaliselt siis Ameerika kodanikud ennast tunnevad. Ja sealt ka tuleb siis nii-öelda see tarbija käitumine, et kuidas kulutatakse. Nii, edasi vaatame graafikule, hakkame dollariindeksist pihta. Kustutame siit väiksed joonised vahepealt ära. Et ma olen siin jooksvalt märkinud siis ette osad inimestega suheldes, et mida ma ootan siis antud päevadelt. Ja USA dollar on liikumas meil siis uptrendi suunas, on liikumas ülesse. Et märkisin 2 stsenaariumi peale, kumba, siia 4 tunni alasse siis dollariindeks sisse ei jõudnud, et liikus siis turg ülesse, kuid nii-öelda seda ühte stsenaariumit nendest siis ilusti täideti. Et kus turg meil liikus alla ja siis liikus üles, nüüd jälle ootaks alla liikumist ja jälle üles liikumist. Ehk et tulevad nädalad ka, pigem olen ostulaine poolel, et ka 4 tunni pilt näitab meile see ostulainet. Vaatame korra viikli peale. Viikli pildis oleme ka siis ilusatest bullish küünaldest ja just oleme väljumas siis suuremast huvialast. Ja näitab ka siis ka neid vikkide olemasolu siin põhjas ostjate survet. Allpool siis ka vikid ehk siis küünelsabad on pikemad kui üleval pool siis müüjate surve. Et on siis dollarindeks ka tõusutrendi suunas. Ja daily pildis siis samamoodi, kus meil turg siis teeb struktuuri järjest ülesse poole. Nii, võtame tagasi 4 tunni peale. Vaatame siit lähemat pilti. 4 tunni raamistikus saame märkida supply demand ala siia. Nii, paneme siia peale ka. 4 hash. Siin on ka meil supply demand, kuid see sai ära kasutatud siis siit selle küünlaga. Nii. Et see sai selle küünlaga ära kasutatud, ehk et seda ala ma ei oota, et see vastu peaks. Dollarindeksil, vaadates 4 tunni pilti, ei ootaks tulevad nädalal, kuid samas mine tea CPI ja Powelli kõne, et väga palju ootamatusi võivad tuua, et ka nende põhjade peale on meil siia likviidsust maha jäänud, et mida siis turg saaks ära korjata. Lisaks meil siin 4 tunni supply demand, kuhu turg ei ole sisse tulnud. Et on ohtu, on võimalust, et turg sinna siis sisse tulla võiks. Aga tuleva nädala vaates paneks siia mitu stsenaariumi, kas turg tuleb siia 4 tunni supply demandi või juhtub midagi väga ekstreemset, enam-vähem siuksed tugevad liikumised, kui Trump siin enda tariifisõda hakkas, et turg võib tulla siia alumisse supply demandi ja siis liigub ülesse. Et 2 siukest võimalikku suunda siit. See oleks nii-öelda siis stsenaarium 1, et tähelepanu tuleb siis pöörata sellele esimese osa liikumisele. Ja stsenaarium 2, et turg läheb meil üles poole, on saba otsaga käidud ka siin 4 tunni supply demandis sees ära, et liigub veel ülesse, siis ootaks pullbacki ideaalis siia 4 tunni supply demandi, saab näha, kas see saab toimuma või mitte, ja siit läheks ülesse. Igal juhul ootaks turgu tegema mingisugust pullbacki, ka praegu siin selle 4 tunni liikumise osas, et turg teeks selle pullbacki ja siis plahvataks ülesse. Seda siis dollarindeksi peal. Nii, vaatame GBP-d. Nii, võtame siit 4 tunni vaate. Vaatame need väiksed joonisid eest ära. Siin samamoodi siis jooksvalt igapäevaselt osad inimestega suheldes, siis märgin enda neid päeva ootusi peale, et mida siis turg meil nii-öelda teha võiks, et siiamaani need nii-öelda päevade ootused on ennast ilusti välja mänginud. Et siin siis alumisse alasse küll välja jõutud, aga see üldsuund, et tõusu, see reedese peale sai siis prognoositud, et see mängis ka ennast ilusti välja. Nii, aga need nendeks. Võtame need siit pealt ära. Tagasi 4 tunni vaatesse.
4 tunni vaates ülemine ala siin on kasutatud ja rohkem ühtegi supply demand'i kasutamata siin 4 tunni peal kõrgemal ei ole otseselt. Et siin on ka, GBP on siis alla liikumas ja täideti ühte meie stsenaariumitest, kus siis turg ka ilusti tegi enda selle pullbacki. Selle liikumise osas tehti see pullback, tagasitõmme, tehti siin ilusti ära. Ja peale seda, kui see pullback on tehtud, jõutigi siia 4 tunni supply demand'i, siis turg siit ilusti hakkas alla sulama. Ja nüüd jälle siin reedesega on siis pullback, siis nüüd kogu selle liikumise osas. Ja on ka 4 tunni raamistikus, siis kui võtame küünla kehade järgi struktuuri, siis on turg ilusti meil välja murnud, ehk on siin ka kinnitus, et turg on valmis allapoole liikuma. Ja tulenevalt ka sellest ja sellest, kuidas siis dollari indeks meil liikuda võiks, siis ootaks GBP-d liikuma veel natukene ülesse, korjame ära siit eelnevate tippude pealt siis likviidsust, ideaalis jõudma mul siin välja märgitud 15 minuti supply demand'i ja siit siis sulama allapoole. Et suure pildi ootus tulevaks nädalaks oleks see. Või teine variant, et me oleme juba jõudnud siia alumisse 15 minuti supply demand'i ja turul täitsa piisab ja esmaspäeval saame alustada siit juba siis alla langust. Toome siia 15 minuti pildi natuke lähemale, et siin me oleme siia alasse siis jõudnud, ülemine ala veel siin kasutamata ja seda üleval ka. Loomulikult turg võib visata ka sinna välja, sest meil tulev nädal on väga ettearvamatu, erinevad uudised, Powelli kõne, et turg võib loopida ennast korraks ülesse ja siis liikuda enda loomulikku suunda. Nii, teine stsenaarium on siis see, et turg on juba siin käinud ja alustame siit juba alla langust. Sootaks jälle mingisugust retesti ja alla langust. Et 2 stsenaariumi, 2 ootust, siis peale üldsuund ikkagi allapoole, et turg tuleks liiguks allapoole, nii daily, weekly vaates ka kogu selle liikumise osas, et turg tuleks teeks enda tagasitõmbe ära. Ehk et turg tuleks, ehitaks ennast siit allapoole, teeks selle ära ja siis valmis jälle üles liikuma, kui just ei murta siit struktuuri ja turg kukub veel sügavamal alla, siis oleme ka suures pildis downtrendi suunas. Aga tuleva nädala ootus siis ideaalis veel pullback ja siis kukkumine või kui turg otsustab, siis lähme kohe, et mingisugune müüjate kohalelu siis siin pildis on meil olemas. Edasi euro, võtame siit ka need päeva analüüsid maha. Nii, natuke puhtaks ära. Euro siis ka küll väikese konsolideerumisega täitis ühte meie siis ootusstsenaariumi, et kus siis turg liikus üles ja alla. Siin küll turg konsolideerub meil päris pikalt, enne kui siis murti läbi. Nüüd on samamoodi, siis turg siit 4 tunni alast läbi murnud ja oleme siis potentsiaalselt downtrendi poole suunas. Tulenevalt siis erinevatest uudistest. Vaatame korra. Jah. Tulenevalt erinevatest uudistest, siis eurole praeguse pildi järgi ootaks võib-olla isegi kõrgemale liikumist lüket. Et turg võiks potentsiaalselt minna kõrgemale. Nii, märgime ka siia välja. Euro küll reageerib rohkem fair value gapidele, kuid olen märkima hakanud ka siis supply demand peale, ja lihtsalt jälgida siis turu käitumist nende alade osas. Fair value gap on siis enamasti magnet, mille poole turg läheb ja fair value gapi eesmärk on saada täidetud. Eurole siis ka 2 võimalikku stsenaariumi, mida mina näen tulevaks nädalaks, et olenevalt siis volatiilsusest, kas saadakse reaktsiooni siit alumisest alast, kus liigi lähedal on ka turg käinud, või siis hüpatakse kõrgemale, haaratakse ära siit veel likviidsus
täidetakse siit väike fairwell gap ära ja siis sulame allapoole. Et saab näha, mida tulev nädal meil siis ees ootamas on. Kuid ootaks siis mingisugust pullbacki, täpselt nii nagu GBP-lgi, ootaks mingit pullbacki ja siis sulamist, et turg kukuks siis allapoole. Nii, NZUSD. Võtame siit ka need väiksemad pildid prognoosid pealt ära. NZUSD liikus natukene heitlikumalt päevalõikes, päeva sisevaates, kuid pikas jooksus siis täideti samamoodi ühte meie ootust, et turg siis suures pildis liikus ootuspäraselt, et ilusti üles ja alla liikumine täpselt samamoodi on siis meil läbi murtud siit 4 tunni struktuuri põhjast. Et turg on valmis alla liikuma. Nii, võtame selle käsi pealt ära, vaatame korra siia, likviidsus siin võetud ära, et siin on meil topelt tippudega tegu, et turg on siia, et on väga mahlase likviidsuse ja lisaks ei ole siis jõutud ka üles siia weekly supply demand'i. Et meil päris hea mahlane ala veel siin üleval. Nii, vaatame siit lähemalt pilti. Saame siia märkida peale ka NZD-le siis supply demand'i ala. Saab jälgida, kas see ala siin osutub inducementiks ehk meelituseks, et seda kasutatakse siis varajaste müüjate meelitamiseks ära või mitte. Et saab näha, kuidas siis turg meil siin täpsemalt käitub. Nii, ja ülemine ala ka. Vaadata siis lihtsalt graafikut, mida graafiku pilt meile räägib, olenemata uudistest, et see on see vaade, mida mina siis näen ja ootan tulevalt nädalalt. Kuid iial tea, turud on ette arvamatud ja me kaupleme enamasti tõenäosusi. Kuid eeldusel, et dollar teeb väikse languse ja kõik teised paarid siis dollari suhtes teevad enda väikse tõusu pullbacki, siis eelneme selle languse osas, siis see ala siin pigem minu silmis on inducement ehk meelitus varajaste ostjate jaoks või tähendab müüjate ja ootaks turgu, tuleme siia kõrgemale ja siis langust. Selleks stsenaarium 1, igatepidi ma ootaks siis pigem langust, kui see pullback siis saab toimuma. Teine variant on see, et turg tuleb, teeb agressiivsem hüppe ülesse, arvestades siis ka neid erinevaid väga-väga olulisi uudiseid ja et meil on siin on double top ehk topelt tipp, siin on väga hea likviidsus koht, pool, bassein, et turu jaoks väga magus koht, kus siis võtta osad suuremad tegijad välja. Ja teine ootus oleks see, et turg tuleb siis ülesse, tuleb see weekly supply demand'i ja siis näeme sulamist. Igal juhul ootaks mingit sellist liikumist, saab näha, kas see ka realiseerub. Nii, AUD-USD, võtame siit ka neid väiksemaid joonsid pealt ära. AUD-USD siis täpselt samamoodi nagu NZD-gi täitis meie seda ootust. Turg liikus ülesse, jõudis ilusti siia siis 4 tunni supply demand'i ja siit toimus sulamine. Et suht sama liikumine toimus siis ka GBP-l, NZD-l, et ilusti on kooskõlas need enamused paarid ja ka euro. Ja AUD hetkel veel on siis tõusutrendis. Turg ei ole siit sellest konsolideerumise põhjast läbi murdnud, et siin on ootust-lootust, et turg murrab veel sealt läbi. Ja on ka meil AUD-l siin siis üleval daily supply demand. Vaatame korra siia lähemale peale. Järgmine daily on juba üleval, siin vist weekly ala enam ei olnud. Ja sükest puhast weekly supply demand'i ei paista siin enam. Ta on meil siis veel siin üleval daily supply demand ala ja ka siis suuremas pildis justkui resistant ala siin selles hinnapiiris, selles vahemikus siin, kus lähedal siis turg on, et turg siit võiks saada enda siis põrke, varasemalt on siin ka seesama hinnapiir on käitunud justkui siis põranda jalaena.
Nii, siit siis ootus endiselt kogu selle liikumise osas oleks pullback, et turg selle teeks ja siis liiguks ülesse. Nii, võtame 4 tunni vaate. Siin on 4 tunni supply demand, turg on siin sees käinud, ehk ei ole siit mitte midagi võtta kasutada. Ja üleval pool ka müügiks kasutamata 4 tunni supply demandi, kõrgemal ei ole, on siin see sama, mis on siis põhimõtteliselt NZD USD peal inducement. Et saab näha, kuidas AUD peal siis see ala käitub, kuid ootaks samasugust reaktsiooni, sarnast reaktsiooni nagu NZD-l. Siia ka 2 stsenaariumi märgin peale. Kas turg saab siis siit enda reaktsiooni, et siin on ka väike nii-öelda langus, mingi väiksemat sorti, siis support resistant ala meil siin on ka. Et kas turg saab siit enda reaktsiooni ja liiguma alla või see osutub inducementiks ja turg liigub meil ülesse, haarab veel siit likviidsuse, joob meil daily, ideaalis siis daily supply demandi ja siis liigume alla. Igal juhul ootus tulevaks nädalaks siis midagi sellist on. Nii, edasi, GBP NZD siis ka täitis ootusid ilusti. Toimus ilus alla liikumine, supply demand alasse sisse, haarati veel siit likviidsust esimese puutuma, haarati veel likviidsus ära ja siis turg liikus ilusti ülesse. Et siit ootaks veel turgu siis ülespoole liikuma. Nii, vaatame korra siia. Jah, siis turg ka siin kogu selles languses, kogu seda langust siin võtta, siis turg ei ole jõudnud meil 50%-ni. Et meil on veel seda nii-öelda nii nimetatud turvalist tõusuruumi, et kuhu maani siis turg tulla võiks, vaatame korra selle supply demandi, kontrollime üle. See 4 tunni supply demand jääb meil ka siis super ilusti Fibo Golden Zone'i, ehk siis 786 ja 618 ala vahele. Ehk et see on niisugune enamasti protsentuaalne ala, kus siis turg enda selle retracementi lõpetab ja jätkatakse siis trendi. Vaatame korra weekly vaadet. Bullishis ilusti, daily vaates oleme ka bullish. Tagasi 4 tunni vaatesse. Siia saame alla märkida 4 tunni supply demandi ostusuunale. Üleval pool ühtegi muud vaba kasutamata supply demandi ostusuunas ei ole ja müügisuunas täpselt samamoodi. Tulenevalt sellest 2 ootust, stsenaariumi, kas turg jätkab meil siit üles liikumist, jäetakse võib-olla siia maha meile supply demand, kuhu turg siis ideaalis võib-olla tagasi tuleb. Ja siis liigutakse sinna. Ootaks turgu liikuma siit veel ülesse. Või stsenaarium 2, turg tuleb allapoole. Saadaksi ideaalis siis reaktsioon siit 4 tunni supply demand ala lähedalt ja siis liigume ülesse siia 4 tunni supply demand ala poole. Üldpildis ootaks turgu siis liikuma veel ülesse, sest 4 tundi on meil ka siis mega bullish ja jääb meil siis nii. Siin on meil, vaatame kohe, daily ala on meil järgmine üleval, et suure tõenäosusega ootaks turgu siis minema sinna daily alani välja. Kas see nüüd järgmine nädal aset leiab? See on ise küsimus. Kuid ootaks turgu liikuma ülesse kerge pullback ideaalis ja siis ülesse. Nii. Edasi GBP. Et ootasin turgu liikuma alla, siis eelmine nädal, et turg liiguks alla, teeks enda pullbacki ja jätkaks alla liikumist, kuna meil on siin on ka siis väga palju likviidsus supply demand alasid, mis on veel kasutamata. Turg seda veel teinud ei ole,
tuli suuresti tagasi siia daily supply demand alasse veel seda testima, kuid osaliselt nii-öelda siis ühte stsenaariumit meil täideti. Et kus siis turg liikus meil ilusti alla ja ülesse. Aga see pullback, mis siin on, see veel müügiks ei ole osutunud. Et turg siis ronis meil veel ülesse. Ja ootaks siin siis, siin 4 tunni vaates olema ka, siis downtrendi suunas. Suures pildis oleme loomulikult uptrend. Kui võtame siit daily vaate, siis me oleme uptrendis. Et siukses huvitavas kohas, mida nüüd turg meil siin siis otsustab teha. Kuid 2 ootust, võiks öelda isegi tulevaks paariks nädalaks. Et kõik oleneb sellest, mis meil siin alas nüüd sünnib. Kas turg nüüd liigub ülesse veel, natukene võtab siit likviidsust ja siis liigume alla. Või hakkame kohe alla liikuma juba siit sellest alast siis, kus meil turg sees on jälle. Või hakkame siit kohe siis alla liikuma, korjame ära siit likviidsust, saame siit neid reaktsioone. See on ootus 1 või tulenevalt suurema vaatepildist, kus meil turg siis siin tegi enda suure kukkumise. Siin tegi enda pullbacki, ehitatakse tagasi. Ja nüüd siit võib turg teha ka sükse lükke, et liigutakse ülesse ja jätkame siit uptrendi. See on nagu siis pikem jooks juba. Aga tulenevalt sellest nii-öelda infost siis võime näha ka sellist liikumist. Loomulikult vaadates praegu 4 tunni struktuuri, siis ootaksid downtrendi liikumist, et turg hakkaks meil allapoole tulema. Nii. Siin on meil siis 4 tunni supply demand, kus siis turg praegu hetkel sees on. Saab näha, mida turg siin alas teeb. Ootus on, et turg läheks üles, võtaks veel likviidsuse ja siis tuleks alla. Või kui see oligi meie see põhi, meie teistpidisel pullbackil siis oleks ootus see, et turg murrab siit meil nüüd ülesse läbi ja meie trend muutub, kui me selle struktuuri tippu siin murrame, siis meie trendi suund muutub. Et turg võib teha ka kõrgema lükke, kui murrame selle tipu, siis on uptrend, kuid peale seda murdmist siit ülesse ootaks ikkagi pullbacki. Et turg tuleks teeks enda pullbacki enda tagasi tõmbe, et siis jälle minna ülesse. 2 sükast erinevat võimalikku stsenaariumi. Nii, USD JPY. Nii, vaatame 4 tunni pilti lähemalt. Täitis siis ilusti ootust. Nii, ilusti nii-öelda seda linnukese stsenaariumi, et linnuke on kirjas. Turg tuli liikus just alla ja ilus plahvatus ülesse. Ja oleme ka hästi napilt. Hetkel on siin likviidsuse võtmine, kui vaatame küünlavikkide järgi, kui vaatame küünlakehade järgi, siis hästi napilt on turg sulgunud nõks kõrgemal, ehk murnud nii-öelda siis struktuuri. Kui vaatame siit niimoodi joongraafiku järgi, siis hästi õrnalt on turg murnud meil struktuuri. Hästi väike murre siin paistab, et turg on justkui valmis siis veel kõrgemal liikuma. Mis oleks ka täitsa okei ja läheks kokku ka siis dollari-indeksi pildiga. Tulenevalt sellest infost, et mida meil turg on teinud ja kus me hetkel siis oleme. Nii, liigutame selle siia ja kus meil siin vikk on? Nii, laename seda sama ala. Saame ekstreemtsooni märkida siia. Ja ühe ala märkida veel siia. Ja ülemiste märgi, sest siin selles alas on meil turg juba sees käinud. See on siis kasutatud. Ja on ka turg hästi napilt jõudnud ka praegu siia, ilus nii-öelda reaktsioon siit alast. Nii. Ootus siis uuesti JPY-le likviidsus justkui korjatud.
et turg tuleks allapoole. Super luks ideaalne oleks see, kui turg tuleb siia sügavusse välja, haarab siit likviidsuse, ideaalis ka siit veel likviidsuse ja siis liigume ülesse. Teine stsenaarium, turg saab reaktsiooni meil siit, 4-tunni supply demandist ja liigume ülesse. Umbes samasugune ootus ka siis dollari indeksi peal, et ootaks siis dollari indeksit ka tegema pullbacki ja üles liikuma. Vaatame, kuidas turud ennast välja mängitavad, mis kaarte meile siis avaldatakse, et kuhu poole saab siis vaadata ja kuhu poole turg meil liigub. Ühe võimaluse stsenaariumi võib-olla märgiks veel siia peale, et turg paneb meil siit kohe ülesse. Et ei ole ka see välistatud. Nii, aga edasi uuesti CAD päris nii sügavat tõmmeti teinud ja on siit konsolideerumisest ülespool liigutud. Et turg siis ilusti liikus ülesse poole. Konsolideerus veel siin edasi, kuid lõpuks see mis liikumine siin sai oodatud, see liikumine aset leidis siin ja see väike jõnks, mis on siin märgitud, siis see väike jõnks on aset leidnud siin. Ja turg on siis valmis siit veel liikuma ülesse poole. Ja ilusti siit tipu pealt on siis turg, hetkel tundub vähemalt, et on enda tuge leidnud. Nii, märgime siia ka. Supply demand'e peale. Nii, 4-tunni supply demand siia. Ja saame kogu aeg siia ülesse. Ja hetkel rohkem ei ole. Ostu poole peal vähemalt. Ja müügi poole supply demand tuleb suht ekstreemsusse, kus turg veel sisse jõudnud ei ole. Nii. Laename seda sama ala ja saame ka siia pikendada. Nii, ja märgime ka juba siia. See juba siis joondub meil ka daily supply demandiga. Ootus siit siis, kas turg teeb meil midagi sellist. Ideaalis tuleb emma-kumma siia supply demandi sisse ja siis liigume ülesse daily supply demandi poole edasi. Või turg siis sõidab siit läbi, saab meil võib-olla reaktsiooni kuskil siit kõrgemalt. Oleneb, mis meil siia nüüd maha jääb, kas meil jääb siia supply demand maha või mitte. Teine ootusstsenaarium siis midagi sellist. Et need oleksid siis ootused uuesti CAD-ile, USA dollar versus siis Kanada dollar. Nii. Kulda väga pikalt, väga ammu oodanud ei ole, kuid vaadates ka seda pilti, siis kus meil viimatine kulla märkimine oli, siin 2. mai kandis oli ka eelmise viiklis, et kuld liikus siis ootuspäraselt, et jutsin tähelepanu, et kas kuld nüüd siit liigub seal poole, toimub mingi korrektuur, aga maailmas tõstavad pead siis uued sõjakolded, sõda siis toidab väga hästi kulla liikumist, et see annab sellele jõudu justkui juurde. Ja kuld siit nii-öelda edasi langust tekitama ei hakanud. Ja toimetas seda stsenaariumi, ei teanud täpselt, mis siit ette tuleb, kuid ootasin, et üles liikumist, ideaalis põrget siia support resistant alas selle ja siit jälle üles liikumist. Ja põhimõtteliselt turg siis täpselt seda stsenaariumi ka teinud meil on. Siin, kus meie ootus oli, turg liikus ülesse, siit support resistantist läbi, liikus tagasi alla ja hetkel näitab ka reaktsiooni, siin siis tugevate vikkide näol, siin support resistant alas. Et siit võiks oodata siis
turu liikumist veel kõrgemale ülesse. Vaatame, järgmine ala paistab me siin vahel olema. Ka üks support resistant ala. Ootaks selle ala murdumist. Küll meil praegu siin vaates justkui jah, turg on liikunud alla, teinud justkui lower high. Et turg võiks siis veel siit allapoole liikuda. Saab näha, mis maailmas toimub, mis kulla liikumisega toimub. Et kas toimub meil midagi sellist. Ootaks jälle reaktsiooni, liikuma kõrgemale või siis see lower high saabki kinnitust ja kuld asub siis võib-olla väiksemale, võib-olla suuremale, siis korrektsioonile lõppude lõpuks. Et teine ootus võib-olla siis miskit sellist, kui kuld otsustab allapoole liikuma hakata. Aga need oleksid ootused siis kullale, kui kulda vaadata ja see, mida mina praegu siis siin graafikul näen, mida graafik nii-öelda peegeldab, mida meil turu liikumine peegeldab. Kuid need on minu ootused, minu vaatused tuleval nädalale, et kuhu poole turg meil liikuda võiks, mis meil saada võiks ja kuhu poole me siis ennast positsioneerida saaksime. Tehke enda analüüsid, vaadake, õppige, korrake, võrrelge ja vaatame, kuidas siis meil see terve nädal siin välja joonistub ja kujuneb. Seniks aga soovin teile edu õppimistes, edu tehingutes ja turgudel, et kõik oleks positiivne ja kasumlik ning näeme teiega järgmises kõnes.